Eelmine oli vitamiin D3 lugu. See on lugu omega-3 polüküllastamata rasvhapetest ehk omega-3 puhvadest. Inimorganismi ideaalne töö vajab omega-3 rasvhappeid. Tüüpiline informatsioon on, et me saame need taimsetest õlidest, sest need olevat rikkalikud omega-3 allikad. Head sõbrad, see on osaline tõde. Kuidas on lood tegelikult? Taimsetest õlidest me saame ühte omega-3 rasvhapet. See on alfa-linoleenhape. Ta on pikk 18 süsinikku ja inimorganism seda ise ei tooda, nii et ta on meile asendamatu. See tähendab seda, et taimsed õlid on mõistlik toidukraam. Kuid inimorganism vajab ka väga pikki omega-3 rasvhappeid. Kuidas ta võib neid saada? Natuke saab toota ka sellest alfa-linoleenhappest, mida me taimsete õlidega saame. Kuid see vajab energiat, biomateriaali, vitamiin B6, magneesiumi, tsinki. See tähendab seda, et seda kõike läheb ju ka mujal vaja. Seetõttu oleks äärmiselt loogiline, kui me saaksime otse toiduga neid ka väga pikki. Kust me neid saame siis? Allikad on lõhe, forell, eeringad, makrellid, sardiinid, tuunakala ja mõned veel. See tähendab seda, et äärmiselt mõistlik oleks selline söömine, kus ka need väga pikkade omega-3 rasvhapete allikad on meie toidulaual olemas. Ehk võtan jutu siis kokku. Meil on vaja väga pikki omega-3 rasvhappeid ja informatsioon, et taimsed õlid on suurepärased omega-3 rasvhapete allikad, on ainult pooltõde. Sealt me saame ainult alfa-linoleenhapet. Väga pikki annavad meile lõhe, forell, eeringas, makrellid, sardiin, tuunikala ja mõned veel. Miks neid on ka väga mõistlik saada ka otse, äärmiselt vajalik? Me hoiame kokku energiat, biomateriaali, magneesiumi, tsinki ja vitamiin B6, mida läheb vaja oi kui paljudes kohtades organismis. Teiseks, sel juhul me garanteerime, et meil on piisav koerakkude tase EPA ja DHA suhtes. Need on vajalikud närvisüsteemi talitluseks, südamelihasse tööks, nägemiseks, hormonaalse süsteemi tööks ja nii edasi, nii edasi. Aga mis on veel väga oluline? EPA ja DHA-st tekivad põletiku vastased ühendid. Äärmiselt mõistlik hoida põletiku kontrolli all. Ja veel väga oluline, nad on ka eelühenditeks meie organismis selleks, et meie organism saaks toota, pange tähele, endogeenseid kannabinoide. Nii et te näete, et selliste väga pikkade omega-3 rasvhapete allikate olemasolus toidus on äärmiselt oluline. Oli kena kohtuda, varsti kuuleme järgmises loos.